Mida sa kindlasti peaksid tegema, kui sa hakkad valmistuma kuskile tööle kandideerimiseks ja oled juba kandideerimisprotsessi edukalt läbinud ja esimesed päevad ja võib-olla ka nädalad kontoris on möödunud, siis just küberturvalisuse või siis pigem interneti turvalisuse mõistes, mida alati pea meeles. Kui sulle tuleb ja just sinu tööpostkasti tuleb kiri, ja seal on pealkirjas kiire või midagi, millega sind ähvardatakse, näiteks maksa mulle kohe või teil on maksmata arve, tuleks mitte esimese asjana vaadata seda arvet avades, millega oled sa makse tähtaega ületanud, vaid kindlasti vaata kõigepealt, kes sulle kirja saadab. Isegi kui see näiliselt tuleb sinu oma firma seest ja tegemist on manusega kirjaga, ei tasu unustada seda, et parem karta kui kahetseda ja alati suhtuda skeptiliselt sellesse, kui inimene kirjutab sulle tavapärasest erinevalt. Sest et võib-olla on just sinu kolleeg olnud eelnevalt see, kellele tuli mõni hoiatus näiteks Facebookilt, kus Facebook kirjutas talle tema postkasti, et kuna Facebooki kirjakasti suurus on ületatud, siis selleks, et rohkem ruumi juurde saada, peab ta minema vajutama sellele lingile ja sisestame sinna oma kasutaja nime ja parooli. Ja aga kui ta tegi seda näiteks oma töömeiliga, siis võib-olla on just küberkurjategija kuskil soojas riigis see, kes hoopis saadabki sulle uue kirja selleks, et sa kas teeksid kas suures summas pangaülekande või tahab ta tervet sinu ettevõtet, enda ettevõtte võrku enda heaks tööle panna. Hoia oma laud puhas. Ära hoia asju paberi peal või kui sa seda teed, siis kindlasti ära jäta neid pabereid õhtuks laua peale, vaid otsi lähim paberipurustaja. Mida ära kunagi tee, ära pane oma väga olulisi asju, nagu näiteks pangakaardi PIN-kood, mis aitab igal juhul sinu pangakaardilt raha välja võtta, pangakaardi enda külge, ära jätta seda pangakaarti, ei kuskile oma rahakotti koos PIN-koodi lipikuga ega ka tööle laua peale. Samamoodi jäta meelde, et sul on ainult üks digitaalne identiteet, mis seob sind sinu isikuga. Ja kui sinu ID-kaart, mis on siis mitte ainult isikut tõendav dokument, vaid kui sa sellega kusagile sisse logid, siis sellega sa tõestad näiteks Eesti riigile, et tegemist on sinuga. Ja kui keegi teine logib sinu asemel sisse kas kuskile rahvastikuregistrisse või internetipanka või ka mõnda e-poodi ja teeb sealt mõne tehingu ja sulle sellega rahalist kahju tekitab või isegi sinu ettevõttele, kui sa sellega seotud oled, kuidas sa pärast tõestad, et tegemist ei olnud sinuga, kui selleks kasutati sinu ID-kaarti ja sinu isikut kuritarvitati selleks.